Tervitused! Täna hakkame vaatama stiili MS180 plussid ja miinused ja teeme ka hoolduse. Et ega siin muud ei ole, saakta pooldamist. Antud saag on teinud siis 25 paaki ja tulevad välja plussid ja miinused. Miinused ei ole väga suured, aga parandatavad, ütleme nii. Ehk siis ma keeran selle sae nüüd teistpidi. Ja meil on väga hea arusaam. Siin on väga hästi näha, siin on tavaline polt ja siin on juba suvaline polt pandud. Ehk siis miinus on see, et need poldid kerivad lahti, nendel ei ole mitte mingisugust vedruseibiga mitte midagi tehase poolt taga. Ehk siis kui kõvemad puud saagida, näiteks siin jalakat, saart, tamme, siis vibratsiooniga tulevad need poldid lahti. Et see on üks miinus, mille ma olen leidnud, aga see ei ole nagu väga hullu, sellepärast et pakiautomaadi jõudsid peaks täna õhtul jõudma uued poldid ka või uued mutrid. Ja teine miinus on see, et kõvema puu saagimisel on vibratsioon suur, aga seda annab leevendada. Ehk siis olen pannud siia metallist kutikad. Ehk siis see, mis siin vastas on, see õlipaagi küljes mingisugune tehase asi, see ei tõmba saagi, ei hoia saagi nii kõvasti kinni puu sees, kui võiks hoida. Need on küll teravad, aga ma usun, et see metallist on parem. Aga võtame lahti, siis on täpselt näha. Praegu siis selline asendus. Aga noh, vaadates seda siis, jah, on mis ta on. Ehk siis oleks tal leevendus vedrude peal, nagu on Husqvarna, veidikene rängemad stiilid, siis oleks nagu vibratsioon väiksem. Aga siis ega saagimist, siis ega töö tegemist. Kõva puu puhul tuleb lihtsalt arvestada seda. Nii, aga siin on vast äkki näha need kutikad ka. Näitan ka natukene lähemalt, et Hiinast tellisin 2 euri, täitsa ilusti istus peale, poldid kaasas. Katsetasin, väga ilusti püsib puu sees, saag ei värise niimoodi. Jah, aga ega muud ei olegi. Ühest asjast tahtsin veel rääkida, enne kui ma hakkame õhuga siin puhastama. Et siin on üks vahe, kuhu ma olen pannud porolooni. See poroloon on siin sellepärast, et õhufiltri alune läheb sodi täis. Ehk siis palun, see poroloon natukene takistab seda sodi sisse minekut. Et see vähendab teil igasugust hooldusvälpasid, igasugu muid asju. Kuigi jah, ta ei ole ideaalne lahendus, aga ta hoiab suurema sodi ära. Jah, ta võtab siit pealt küll õhku,
aga tegelikkuses on see, et kui seda nagu liiga palju siia sisse igale poole koguneb, siis hakkavad hädad pihta. Vot. Et siis ma olengi pannud siia samma selle porolooni sisse niimoodi. Vahepeal saagisin ilma poroloonita, et see on see tulemus siin. Nii, aga paneme kompressorile ääne sisse. Noh, brake cleaner, kõige parem asi. Nii. Alati tasub ka seda siin vaadata, et tundub, et vist on jää siin vahel.
jõle raskelt käib, peaks nagu kergemalt käima. Sest ma võtsin soojast peast, tõstsin selle sae, tõstsin omal ATV kohvrisse, ma käisin hommikul metsas. No nii. Aga räägime siis ka sellest, et kui kett liigub lati peal, liigub niimoodi, siis ta kulutab lati ääred teravaks. Nii alt kui ülevalt. Ehk siis mul on siin lihvimisega, lihvkettaga üks asi, liivapaber nimelt. Teeme need lati ääred mõlemalt poolt ära. Noh, väga hea. Nii. Oleme rääkinud plussidest, oleme rääkinud miinustest. Unustasin mainimata seda, et antud saag hakkab tööle, ehk siis töötab sisse. Mootor käib lahti alates 15. paagist. Ehk siis ei ole nagu Hiina saag, et 10, ma ütlen siin Hiina mehi ka, on ju. Et minul on kurvad kogemused Hiina saega, 10 paaki hektiga ja tehtud, et 15 paaki ja mootor hakkas hoopis teistmoodi käima. Käib puhtamalt, käib jõulisemalt, jõud on rohkem, pöördesse läheb paremini. Seda ongi ju metsas vaja. Aga paneme ta kokku ära siin ja. Nii, su võtti on. Nii et tegelikult lõppkokkuvõttes üks kuradi hea saag on, tõsiselt on. Ta on kerge, ta on piisavalt võimas, temaga saab teha nii peenemat tööd, näiteks laasimist, suudab isegi suurema lepara lõigata, nagu me siin ühes videos näinud oleme. Et mina olen nagu väga rahul sellega. Aga mis ma teda niimoodi lakun, on see, et ta läheb mul õhtul tuppa. Et minu saed seisavad toas, mul ei seisa garaažis. Nii, hea terav. Nii, aga keti ma hommikul tegin juba teravaks. Teinekord näitan keti teritamist ka. Hommikul oli lihtsalt natukene kiire selle asjaga siin. Latt oli meil ennem niipidi. Kuna me lihvisime siit mõlemalt poolt maha, siis oleks mõistlik seda niipidi keerata. Ehk siis nüüd kulutab ta, see kett hakkab seda serva kulutama meil. Nii. Küll ära. Hops, nii, läks. Ilusti kenasti. Siin võib natukene maha keerata seda esialgu. Nii. Kate peale. Selle kottega on selline asi, et mul on siin märgitud 45 ja 50, ehk siis ma siit lati otsast olen natukene lähemale niimoodi. Lati ots ka näha, ehk siis siit kuni siiani on 50 senti, siit kuni siiani on 45 senti. Ehk siis 30 on kuskil siin. Et see on selleks puhuks, kui on vaja nagu mingisugust enam-vähem täppislõikamist. Täitsa proovisin ka, 1-2 senti jääb pluss-miinus. Aga õnneks ahi on rohkem, nii et
ahju võib isegi 70 panna. Et sellepärast on need numbrid siin peal ja siin on langetussuund. Selg natukene järgi annab, siis teeme ka ühe puulangetamise video. Isegi mitu videot, sest neid 5 on erinevaid, kuidas keegi langetab. Aga et video igavaks ei lähe, siis paneme kokku selle sae. Ja ma kordan veel kord, et pange nende mutritele vedruseib alla. Mul praegu pole, aga mul on tellitud uued mutrid ja vedruseibid tulevad ka. Et see on üks miinus jah, et kui need ära kaovad, mina isegi ei tea, kus mul see viimane kadus siin. Ühel hetkel vaatasin, hakkasin saagi võtma ja vaatad, et oi, enam näed, enam ei olegi. Nii. Näh, läks. Siin oleks kahju, et siin ei ole ruumi, muidu paneks siia kontra mutrid.